no tšau, uus vlog. Kuidas läheb? Mul läheb nüüd on see siis käes. Ma olen vist vana ametlikult, sest et ma ei tea, kas see on ilmast või millest, aga mul liigesed niimoodi valutavad. No tule siia, Pepper ka tahab siia. Pepperiga seoses ongi nii tore, ma olen saanud Pepperi väikselt fännilt läbi tema omaniku neid pilti ja videosid, kuidas ma panen teile siia nüüd, et ühesõnaga üks väike sõbrake vaatab Pepperit, kui ta videotes on, see lihtsalt nii nunnu. Tule näita ennast paremini, siis kui juba sõber vaatab sind telekast, siis tuleb rohkem näidata. Jälle ta on siukse näoga, nagu ta oleks pantvangis. Ise sa tahtsid tulla siia? Tahtsid või tahtnud? Tahtsid või tahtnud? Ei tea, tunnen nagu näo järgi nagu ei tahtnud. Aga jah, mõtlesin, et tulen, räägin, mul oli väga siuke nädal, et hektiline. Käisin 2 korda pealinnas, mida ei juhtu eriti tihti, aga mõlemad olid siuksed pool nagu tööüritused. Aga ühes, siis kui ma nädala algus käisin, mul oli poeg kaasas. Tallinnas oli nii ilus. Seal on Raekoja platsis ju täiesti veel see jõulud. Ma ei oleks osanud oodata üldse. Ja nii mõnus oli ja jalutasime ja tegime ja käisime söömas muidugi Raekoja platsis. Me käisime tegelikult seal Südalinna teatris. Aga meil oli aeg, siis me käisime enne söömas ja nii külm oli. Siis me läksime enam esimesse kohta sissegemine, seal oli mingi see vend ukse peal, kes oli nagu mingi tule sisse. Ja siis mõtlesime, okei, lähme. Ja ma olen muidugi Pärnus ei ole ka nagu meeletult odav, ütleme ausalt väljas. Aga no see oli ikka veits ulme. Mis hinnad seal olid. Ja kõige parem oligi see, et ma vaatasin, okei, et mingi 14 eurot oli umbes seljanka, et võtan selle seljanka, sest ta oli pildi peal. Vaata, ma mäletan vanasti see Püssirõu keldris Tartus oli ka supid niimoodi, et nagu suure kukli seest serveeriti. Ja see oli jumala lahe ja siis seal oli ka menüüs nagu pilt. Et nagu oleks kuklis, aga tegelikult oli niimoodi. Siin on siis ootus versus reaalsus. Võtad see janka ja mõtlesin nagu, et 13 eurot hea küll, et kuklis ja põnev, aga meil koolisööklas on ka selline. Võt. Ja siis kannuvesi oli ka vist mingi 6 eurot. Täitsa jõhker. Aga teatris oli väga lõbus selles mõttes, et ma ei ole varem venekeelset etendust näinud, ma ei teadnud, ma üldse oskangi vene keelt nii palju, sest mu viimased kokkupuutud vene keelega on umbes gümnaasiumi aastani, mis on mingi 25 aastat tagasi, rohkem juba. Aga ei, ma sain jumala aru üldiselt nendest asjadest, mis seal räägiti ja ma proovisin ka, seal oli eesti keeles nagu kõrvaklapid see võtta, et eesti keeles loeti peale. Aga ma ei, see ajas segadusse nagu. Et see 2 keeles korraga ja niimoodi see oli ajas segadusse ja siis ma kuulasin ainult vene keeles ja tegelikult sain paremini aru. Aga jah, homme on mul Endlas poiss mängib see väikest rolli ühes etenduses ja siis homme on see kontrolletendus ja siis ma saan minna vaatama seda, kuidas ta suurel laval on, nii et meil on väga kultuurirohked nädalad hetkel. Ja siis käisin eile Tallinnas nii-öelda klassijuhataja kohustusi täitmas teiste õpetajatega ka koos ja siis hästi paljude õpilastega, et mu õpilased hakkavad lõpetama, nii et me käisime TalTechiga tutvumas. Käisime seal korvpalli vaatamas, mingit mängu, sportmängu ja üldiselt oli väga siuke vahva, et käisime veel enne söömas, kuna meil oli aega, nagu siis kui neil olid töötoad, siis käisime Rocca al Mares, lihtsalt istusime ja
istusime ja mingis kohvikus jumala lahe sisustus. Huvitav oli, seal oli selline kiik. Said istuda laua taga ja kiikuda. Ma arvasin, mul läheb süda pahaks, aga ei läinud. Aga ma ainult korraks kiikusin ka. Et selles mõttes hästi siuke vahva oli. Siis käisin natuke, ostsin lastele mingid makroone ja mingid siuksed asju. Aga naljaks oli see, et ma ühesõnaga, mul oleks vaja, tahtsin mõndasid asju ja ma mõtlesin, ma tellin Sheinist. Et no seal oli rohkem asju, aga mõte oli selles, et eile ma sattusin House'i poodi. Ostsin lastele veel soodukaga olid, et soojakotid, kui kuumavee pudel sisse käib, nii nunnud, nii jahe aeg on nii mõnus, et noh, et vahepeal oli isegi maja täiesti jahe, siin praegu on nagu parem juba, aga et noh, ikka siuke külm aeg, et äkki nad tahavad vahepeal seda soojakotti panna, võtta endale kaissu. Hästi nunnud olid 3 euro peale alla hinnatud. Aga ühesõnaga ma sain 3 asja, mis mul on reaalselt Sheini ostukorbis ja ma sain sama hinnaga, mis ma oleks teen Sheinist nagu ja ma sain need sama hinnaga, mis ma oleks Sheinist saanud nad teiselt poolt maailma tellinud onju. Et Pepper ma tahaks nüüd näidata inimestele, mis ma sain. Ühesõnaga, tahtsin põlvikuid ja ma sain põlvikud. Kus siin see hind on? Vana inimene näe lugeda. Et need on 10 eurot olid nagu originaalis ja nad olid hinnatud alla 1,99 peale. Nagu reaalselt sama hind. Sest ma tahaks vahepeal nagu mingit seelikut kanda talvel ka töö juures. Aga praegult on tõesti külm on kontides ja liigestes ja igal pool on ju. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma näiteks kannan mingeid neid viikareid või teksasid, ma jätan ausalt öeldes praegu retuusid alla, sest mul on muidu nii külm. Aga ma mõtlesin, et äkki kui ma tahaks seelikut panna, et siis ma paneks põlvikud. Ma ei tea, need on ju üks suurus ja nad peaks olema üle põlve. Eks ma siis, kui ma neid ükskord jalga panen, siis ma näitan ka teile, kuidas see välja täpselt tuletab mulle meelde, isegi ma ei saa öelda gümnaasiumi, vaid põhikooli aegu, kui ma kandsin seelikut ja põlvikud, siis see oli moes, see oli, mis see siis võis olla, 90, 95, midagi sellist, 30 aastat tagasi. Mood tõesti käib ringis, aga no ma ei tea selles mõttes, et kuidas see klapib ja kas ta sobib ja kas ma tunnen ennast piisavalt täiskasvanuna või ma tunnen ennast nagu põhikooliõpilane. Millisel juhul ma ei lähe tööle põlvikutega. Aga teine asi, mida ma tahtsin, oli vöö. Ja vööga on see, et ma kunagi ei viitsi midagi mõõta ennast ega mingeid asju ja mingid suurustabeleid väga vaadata. No ma vaatan, kui väga vaja on, aga pigem ei teeks seda. Ja leidsin siukse vöö, sain, see oli ka sealt House poest. Ja see oli, ma ei tea, mis ta originaalis oli maksnud, sest see hinnasilt on see peale kleebitud, aga see maksis 2,99 ja seda oli üks ja seda oli minu suurust. Ja tegelikult ma oleks veel ostnud, New Yorkeris olid mega head soodukad, ma mõtlesin, ma lähen Pärnust tagasi, sest seal olid saapad, madalad, nagu, noh, ütleme need üle pahklu saapad on ja sellist mustad tavaliselt, aga kõrgema kontsaga, aga siuke plokk-konts ja tald, et natuke kõrgemad, sest mul on mõned püksid on hästi pikad ja mul on vaja kõrgemaid saapaid. Aga noh, ma tahaks nagu, et oleks mugavad, on ju. Aga vöö, jah, mul on jumala hea meel, sest vöö on minu arust siuke asi, mis peale selle, et ta mõnikord on teda vaja, kuna et püksid ei sisse üleval hästi. Aga ta ka nagu annab juurde. Ta annab juurde kohe kuidagi selline, ma olen nagu kohe nii nagu täiskasvanu ja ma olen kõik nii, kõik need pardid on reas ja kõik asjad on. Mul elab pesamuna, helistab vahel. Pesamuna on avastanud, et teel koolist koju on meil külapood. Mis tähendab, et ülilahe on iga päev näiteks helistada mulle ja küsida emme, kas mul on rahakaardi peal, et poest on õudselt vaja mingeid asju. Aga jah, ja siis viimane asi, mida ma vaatasin, mis mul on ka ostukorvis, on see, et ma tahtsin kotti. Et tavalist musta kotti, nagu homme teatrisse minna, sellist väikest on ja noh, igasuguseid mingeid tööüritusi ja asju on tulemas vabariigi aastapäevad ja värgid.
ja sellel on nagu pikk sang ja sellel on lühike sang ja see maksis enne 23 eurot ja praegu oli 7,99, mis on täpselt nagu ja küll mõni võib-olla on odavamas ja siianis ka, aga enam-vähem siukse hinnaga, siukse suurusega ja siukest tüüpi kotid on, pluss ma saan vaadata, et see lukk on terve ja kõik asjad, nii et tegelikult mul oli jumala normaalne see, et ma vedas, et ma sain sinna ei vaati Tallinnasse natuke shoppama ja asju tegema, et vedas, aga miks ma ematsen on see, et mul on siin kõrval selline asi. Sellepärast, et üks vaataja kirjutas, et kas ta võib mulle või et ta tahaks mulle kingitust saata ja ma räägin nendega, sellega on alati niimoodi, et ma nagu ühest küljest nagu ei taha panna teid olukorda, et nüüd sa kulutad oma raha ja aega ja mida iganes, et mulle midagi saata. Ja teisest küljest on jällegi nii hea meel, ja inimene nagu võtnud vaevaks ja mõte on tal ilmselt ta nagu tahab saata, ja siis ma nagu ei hakka umbes nagu ma ei oleks tänulik või nagu ma ei oskaks hinnata või mida iganes, et selles mõttes kingitus tuli ja see, et see on pakitud ka lihtsalt nagu nii ilusasse paberisse. Lihtsalt nii nunnu, Ja ma mõtlesin, ma teen teiega koos selle lahti ja samal ajal ma mõtlesin näiteks, et kui te tahate, te võite mind ära kasutada selles osas, et kes on näiteks kodu nagu mingi väike firma, et näiteks teete mingeid nipsasjakesi või mingeid asjakesi. Näiteks ükskord hästi ammu üks vaataja saatis mulle, et tegi ise neid korduvkasutatavaid meigieemalduslappe. Nagu heegeldas. Ja kusjuures ma peaks ka heegeldama endale mingid, sest mul on need siiamaani alles, aga lihtsalt ma olen neid nii palju aastaid kasutanud. Ja ma ei mäleta mingeid asju on veel, aeg-ajalt ma olen näidanud teile näiteks mingeid asju, mida Kerli on ju teeb. Tal on see Astaria, mis teeb igasuguseid neid tegelikult väga, väga lahedaid asju. Esiteks mingeid küünlaid, hästi ilusaid ja siukseid ja siis neid järjehoidjaid, kuuplaneerijaid, päeva, nädala planeerijaid, lamineeritud siuksed, et saad kirjutada peale ja pärast ära kustutada, ülilahedad asju. Aga minu point on selles, et kasutage mind selles mõttes julgelt ära, et kui teil on midagi sellist, mis te ise teete näiteks, või näiteks plaanite hakata tegema oma ettevõtet ja alles nagu töötate neid tooteid välja, et te võite vabalt mulle neid saata ja ma näitan siin ja räägin nendest ja kui teil ei ole isegi tooteid, te pea mulle isegi saatma asju, aga näiteks pilte või niisuguseid mõtteid, et minu mõte on selles, et ma olen praegu oma ettevõtet nüüd teinud mingisugune, ma ei tea, 5 aastat umbes, ja ma tean, kui raske on mikroettevõtja elu, et just see, et jõuda kuskile ja et inimesed üldse teaksid, et sa olemas oled, sotsiaalmeedia haldamine ja turundus ja kõik see on nii kallis ja nõuab nii palju aega ja vaeva, et selles mõttes minult ei võta see midagi ära, kui ma teisi inimesi nii-öelda tõstan, see on üleüldiselt elus nii, et see, et sa kedagi maha teed, ei tõsta sind kõrgemale, see, kui sa teisi aitad, ei maksa sulle mitte midagi, nagu minule siin sellisel juhul, nii et selles mõttes hästi huvitav oleks ka teada, et millega te tegelete näiteks, et inimesed teevad igasuguseid lahedaid asju, mille peale isegi ei tule nagu, et jah, sellega on selline lugu, aga praegu ma tahaks küll väga tänu avaldada inimesele, ma igaks üks ei ütle vist nime. Ma ei tea tegelikult, kas siin on, mina tean ainult kasutaja nime, sellepärast, et ta võttis Instagramis ühendust minuga. Instagrami muuseas ma ikkagi olen vaadanud, et ma vist ei jõua 2 Instagrami hallata, et ma oma selle päris nime alt Instagrami kasutan igapäevaselt, et sinna võib mulle ka kirjutada. Muidugi, kui mulle kirjutakse lihtsalt Maria Instagrami, siis ma ka vastan, aga lihtsalt sellega on see asi, et vaata ma mingi hetk ütlesin, et mul tuleb uus põnev projekt ja siis ma võin teile öelda, tegelikult see uus põnev projekt, mis nagu tulla tahab, on see, et ma tahaks hakata podcasti tegema. Ja mul on kokkulepe ühe laheda inimesega, kellega koostöö teha, aga ma igaks juks seda teile praegu veel ei ütle, sellepärast, et meil on väga tööjärgus alles see asi. Täna Kerli tõi mulle just katsetamiseks paar mikrofoni, podcasti mikrofoni. Ma arvan, et tegelikult ma katsetangi ühte seda, mis ma arvan, et ma niikuinii võtan ja kui see sobib, siis võtan teise juurde, et ma ei hakka siin kakkumagi lahti neid pakendeid. Et
IT-shopist siis saab neid mikrofone. Ja jah, et podcasti mõte on tõesti ja tahaks selles mõttes, et muidugi teie jälle ise, kes ma ei tee eraldi kanalit selleks, on ju, et need podcastid hakkavad siin kanalil olema ja siis selle inimese kanalil, kellega me koos seda podcasti teeme. Ta ei ole, ta on nagu mina selles mõttes. Lihtne tavaline inimene, lihtsalt mõned teist teavad teda kindlasti ja aga ei ole nagu see, et ma hakkan tegema koos, ma ei tea, Jüri Ratasega. Jüri Ratas, tule teeme koos podcasti. Aga jah, et me tahaks rääkida nagu sellisest emadusest, pereelust, koduelust, rahaasjadest, suhetest ja mitte nagu selles võtmes, et me õpetame nagu mida teha, vaid selles võtmes, et kuidas me teeme ja siis oleks nagu hästi äge, kui teie ka nagu kõik kaasa räägiksite ja nõu andaksite ja oma kogemusi jagaksite ja siis me saaksime, ma arvan, sellise laheda podcasti kokku. Ühe inimese vist saime veel punti, kes siis ka aitab meil seda asja korraldada, aga muidugi selles mõttes, et see ei ole mingi tööprojekt, on ju, et me ei tee, meil ei ole sponsoreid, meil ei ole mingit raha, meil ei ole mingit seda, see on nagu siuke ikkagi selline, nagu see kanal on, siuke õhinapõhine, aga lihtsalt, et podcast tundub siuke lahe formaat, mida saaks siis teie näiteks saate, kui te taha vaadata, siis saategi peale panna ja kuulata ja koristada ja mingeid asju teha. Et see on nüüd ka siis kapist väljas see uudis. Ma ei raatsi seda paberit katki teha. Aga ma pean, sellepärast see on nii kenasti pakitud ja teibitud ja mul on niuke jõulu sünnipäeva tunne on. Mul on hea meel selles mõttes, et nagu kõigil meil tegelikult on vaja väikest kingitust teinekord ja tegelikult ma mõnikord nii kahju nagu, et ma ei saa, ma tahaks nagu seda teha, et umbes, et ma ei tea, ei saa ju teile kõigile kingitust saata, nii väga, kui ma seda ka tahaksin. Aga et nagu kõik on väärt tegelikult seda, et on nagu keegi peab meeles ja on eriline ja just täna mul kolleeg küsis, et me käisime seal, meil oli see kooli playback, on ju, kus ma olin see Maria Kallast sealt Nubluga koos Bushitist. Nublut ei olnud, Nublut tegi meie kooli turvamees. Väga lahe oli, aga nüüd ta kirjutas mulle, et kas ma laulda oskan, ma mõtlesin, issand jumal, ta on nii äge, selles mõttes tal on nii ägedad plaanid ja nii ägedad asjad ja mul on hea meel, et ta korraldab ja teeb, et ta seal koolis on, sest ta tuli sinna hiljuti ja nagu kohe tunda seda õhkkonda, et nagu tahetakse midagi ära teha. Aga lihtsalt, et kui ta küsis mu käest Messengeris kirjutas, et kas ma laulda oskan, siis ma ütlesin talle täitsa ausalt ära, et ma laulan duši all, autos, hästi kõvasti, hästi valesti. Et selles mõttes. Mul tuli praegu meeldis just sellega, et seal Moori aidas ju tuleb see õhtu, kui ma DJ lubasin olla. Ja mul on see playlist saatmata. Playlisti kokku panen. See oli 13 veebruar. Et kes tahab tulla, tulge, see on tasuta üritus Pärnus muidugi. Kes siin on lihtsalt, et kardan nii väga seda, et no Mari-Liis ja Egle lubasid tulla. Nemad vähevasti, ma loodan, karjuvad seal lava ees, või see DJ puldi ees, aga ma kardan kõige rohkem seda, et ma panen oma lemmiklaulu peale ja kõik läheb minema. Ei, ma ei julge vaadata. Issa, ma ei suuda. Ja mul oli siuke tunne, et äkki ta saadab midagi sellist. Et ta on saatnud mulle selle tassi, millest ma just rääkisin, et mul on vaja ja ma pean hakkama otsima ja ma muidugi mõtlesin, et ma hakkan see nädal otsima, aga ma muidugi ei jõudnud. Ja selline. Ja see tundub täpselt selline, et see mahub sinna topsi hoidjasse ja selle saab panna lukku. Igasugused. No see ei ole mingi lihtne tass, see on ikkagi mingi fancy. Siin on šokolaad sees ja nätsud, turbonätsud. Ei ole, Donaldi nätsud. Ja kanni mul hakkas niimoodi suu vett jooksma praegu. Kui teil neid vaadates tuleb see maitse suhu,
siis te olete sama vanad kui mina. Sinna, mulle seda hakkasid käed värisema, see on nagu nii armas. Ja mingi Snickers on mul läbi aegade muuseas lemmik šokolaad olnud. Aga see on... Suu jookseb niimoodi, et see on maasika mingi koore. Ma just jälle ei ostnud endale poest magusat, seisin koogileti ja mõtlesin, ei osta. Jääd. Universum, õigemini sina, kes sa mulle selle saatsid, aitäh. Isand küll huvitav. See on täpselt nagu tavaline Snickers, aga tal on maasika maitse. See on nii hea. Suur aitäh, mul läks tuju nii palju paremaks kohe. Ma teadsin, et see pakk on, see oli tegelikult juba eilsest saadik. Aga ma ei olnud seda ära toonud. Ma olen nii tänulik. Selles mõttes, et aeg-ajalt ikka inimesed, mis inimesed, teie, meie vlogitiimi liikmed on saatnud mulle mingeid asju ja ma kasutan kõiki peegleid, albumeid, tasse aastate tagant. Aga see on lihtsalt nii vägev. Nüüd ma pean aru saama, üritama aru saada. Nii on ta lukus, jah? Nii on ta. Ahah, siit on nagu niimoodi, et tal on see lukustussüsteem reaalselt. See tass on ju, see on ju täpselt kõik, mis ma rääkisin, et millist mul vaja on. Täpselt see ta ongi. Issand jumal. Kas te kujutate nüüd ette? Inimene lihtsalt vaatab mu videot, kuulab ja mõtleb ja siis niimoodi, ja siis lihtsalt saadab mulle. Ma olen nii tänulik. Ma olen nii tänulik tegelikult selle kanali eest ja alati mõnikord, mis mõnikord vahepeal tihedamini, aga nüüd ei ole viimasel ajal olnud, aga inimesed ikka küsivad, miks sa teed seda nagu, mille pärast, miks sul on vaja, tähelepanu vajadus on nii suur, et mida iganes on ju. Ja siis ma nagu mõtlen, et mina teen seda sellepärast, et mulle meeldib neid videosid teha. Mulle üle kõige meeldib see, muidugi ma olen mega tänulik kingituste eest, aga lisaks üle selle mulle meeldib see, kui te nagu kommenteerite, kirjutate midagi, mõned inimesed on juba tean, juba iga kord kommenteerivad. See on kõige lähedam tunne ja mõned inimesed kogu aeg kirjutavad, näiteks Instagrami mulle. Ja ma vaatasin neid haipe, mida saab panna videotele, neid on mõnel videol päris palju. Naljaks oli sellised, et mul viimasel ajal need subscriberid jääb järjest vähemaks. Et mitte naljaks, mitte nagu haha naljaks, aga mingil põhjusel inimesed otsustavad, et nad ei taha enam jälgida seda kanalit, aga on nagu on, aga mida ma tahtsin öelda, ma olen nii tänulik nendest, kes te olete. Need, kes te olete ja olete jäänud ja olete aastaid või olete uued ja lihtsalt olete olemas kogu aeg, et see tegelikult on, see kanal on mitmes mõttes hästi nagu uue mõõtme andnud mul elule, et esiteks, vanasti ma näitasin lapsi siin kanalil ka, vanades videotes on tore vaadata, kui lapsed on väiksed. Tore on ise meenutada mingeid asju ja ma küll ei ole ausalt öeldes väga vaadanud, aga ma kujutan ette, et kui ma kunagi olen vana ja ma kujutan ette, et ilmselt tehnika ja tehnoloogia ja äpid ja kõik asjad muutuvad nii palju, et vaevalt, et ma teen neid videosid, kuni ma olen 80, aga igal juhul kunagi on nii lahe nagu tagasi vaadata nende peale ja mõelda ja meenutada nagu mis oli ja siis juba teada, mis edasi tuleb ja kui ma räägin mingitest plaanidest, siis kui juba vaatan seda, siis ma nagu juba selleks hetkeks, kui ma vaatan seda kunagi tulevikus, siis ma juba tean, kuidas need plaanid läksid ja
et selles mõttes väga lahe, mis tuletabki mulle meelde, et mul läks eile, ma ajastan videod ette, onju. Mõnikord ongi see, et ma kogemata tahan kella 5 õhtul ajastan kella 5 hommikul. Aga ma ei olegi vist eilse video vaatanud, kas keegi on käinud rääkimas minuga kommentaarides ja mingisugune uus funktsioon oli, et sai mingit küsitlust panna, nagu ma ei tea, kuidas see toimib või nii, et aga ma eeldan, et nüüd äkki siis ma saan aru, kui ma selle nüüd ära vaatan. Aga jah, ma ei tea, te vist saate aru ka, et ma olen suhteliselt väsinud. Tegelikult üleeile õhtul ma arvasin, et ma jään haigeks. Aga siis ma võtsin ürdilikööri, sest muidu ma olen võtnud Jägermeistrit. Aga Jägermeister on üsna vänge ja see oli mingi Eesti ürdiliköör. Ma arvan, et see oli see, mis mul õde tõi. Siis kui ta päkapikku siin ükskord tegi ja tegelikult ei toonud seda mulle. Aga noh, nüüd ma tean, et võib juhtuda, et mul õde vaatab, nii et palun anna mulle andeks. Aga see oli vist tegelikult Randole mõeldud. Aga ma jäi Randole ka. Aga ma võtsin lihtsalt mingi paar pitsi, oli voodis teki all ja enne magama minekut lihtsalt võtsin paar pitsi ürdilikööri ja kurk oli nii valus ja täitsa kõrvetas, kui ma seda võtsin, aga ta on, mitte sellepärast, et ta oleks olnud siuke, aga kuna mu kurk oli ilmselt punane täiesti, aga maitselt on mahedam nagu. Suuaks vetuks. Aga jah, võtsin paar pitsi ürdilikööri ja läksin vara magama ja nii hea oli selles mõttes, et magasingi terveks ennast. Aga väsimus natuke hakkab tulema jah, et noh, kui teie seda näete, käisin tööle ja homme on mul siis kodukontor, aga ma tahan minna seda poja kontrollietendust vaatama. Et päevad järjest, tegelikult oleks vaja lihtsalt ühte päeva, kus ma magan ja voodis ja heegeldan ja võib-olla joon vahepeal ürdilikööri natukene. Et selles mõttes nagu tahe. Aga praegu ma olen väga õnnelik ja rahulik ja tänulik oma uhke topsi üle, mis on siukse süsteem on siin sees. See ei ole lihtsalt tops. See on lihtsalt süsteemi. Enne olid siin sees nätsud ja šokolaad. Aga neid enam ei ole. Aga igal juhul värvivalik on ka super ja ma ei jõua tegelikult ära oodata homme. Homme teatrisse ma ei võta kaasa, aga nüüd ma saan tõesti võtta tööle kaasa sellega lihtsalt endale kohvi ja või tee, aga põhiliselt ma joon kohvi. Nii et väga super ja ei võta kotis palju ruumi ja olen tõesti tänulik selle eest. Aga andke mulle teada, kuidas teil läheb. Andke mulle teada, mis te selle podcasti suhtes mõtlete. Et me oleme nüüd mõelnud, et me paar tükki prooviks teeme ja vaatame, kuidas minema hakkab, aga selles mõttes kõik nõuanded ja teemasoovitused ja igasugused muud asjad on oodatud siia kommentaaridesse ja Instagrami sinna vestlustesse või kuhu iganes te eelistate. Muidugi kommentaarides oleks hea selles mõttes, et siis teised näeksid ka, mida on soovitatud ja sealt võib-olla tuleks rohkem mingeid mõtteid. Et jah, see on siis see, millega me hakkame tegelema ja mul on nüüd kohe palju parem olla. Jälle pärast teiega rääkimist. Nii et suur aitäh sulle, kulla vaataja, selle topsi eest ja suur aitäh teile, et te olemas olete ja lobiseme siis kommentaarides ja näeme siis jälle paari päeva pärast. Tšau!